Jälgime praegu olulist arengut suure tähelepanu all olevas kohtuasjas endise jalgpallitähe ja esimese ringi drafti valiku vastu. Väidetav tapja, kelle kohta uurijad ütlevad, et ta pöördus tehisintellekti poole, et üritada oma väidetavat kuritegu varjata. And she's wasn't saying anything. That's why I called 911 to go, what is going on? They're bringing up like, what the hell happened? Suur žürii on just esitanud Darren Lee'le süüdistuse oma kihlatu mõrvas. Kehakaamera video näitab, kuidas ta käitus, kui politseinikud sündmuskohale saabusid ja me näitame teile seda kehakaamera videot. Surmanuhtlus on selles juhtumis endiselt võimalik, kui prokurörid loobusid just ühest olulisest süüdistusest. Ja see tekitab uusi küsimusi selle kohta, kui tugev nende juhtum tegelikult on ja kuhu see asi edasi võib liikuda. Jälgime seda juhtumit esitletud Law and Crime'i poolt. Ma tahan, et sa läheksid ajas umbes 10 aastat tagasi, 2015, aasta Sugar Bowli mängule. See on üks Ohio State'i jalgpalli ajaloos suurimaid mänge. Ohio State alistasid Alabama ja see oli nende teekonnal, et võita sel aastal ülikooli jalgpalli riiklik meistritiitel. Ja Sugar Bowli kõige väärtuslikum mängija oli kaitsemängija nimega Darren Lee. Mõtle nüüd sellele. Ta oli maailma tipus, täht, jalgpallilegend. Ja see oli alles rahalise edu algus Darren Lee jaoks, sest mõned kuud hiljem valiti ta NFL-i drafti esimeses voorus 20. valikuna New York Jetsi poolt. Ja ta teenis NFL-is miljoneid dollareid. Aga nüüd seisab ta silmitsi väga reaalse võimalusega veeta ülejäänud elu surmamõistetute osakonnas. Kuigi Lee valiti draftis 2016, aastan sõlmis ta umbes $10 miljoni suuruse lepingu. Ta oli omamoodi läbikukkumine. Ta ei olnud liigas eriti kaua. Ta liikus umbes 4 aasta jooksul mitme erineva meeskonna vahel, mängis veidi enam kui 50 mängus ja siis kadus liigast. Ta teenis siiski oma karjääri jooksul miljoneid dollareid. Ma räägin tema taustast, et sa mõistaksid, kes Lee on ja kust ta pärit on. Aga selle juhtumi keskmes ei ole jalgpall, kes tegelikult hoolib sellest, kui mõelda ühe naise jõhkrale mõrvale, kellel oli kogu elu ees. Ja Lee'd süüdistatakse selle naise elu võitmises. Tema nimi oli Gabriela Perpetua. Ta oli 29-aastane ning tema järelehüüe näitab, et ta töötas medueena ja teda armastasid väga paljud inimesed. Näeme palju pilte temast koos pere ja sõpradega aega veetmas. Nüüd on tema perekond esitanud Lee vastu tsiviilhagi õigusvastase surma põhjustamise tõttu, nõudes $50 miljonit. Ja see hagi heidab valgust sellele, mida nad usuvad juhtus kodus, kus ta selle aasta veebruaris suri. Niisiis, lähme tagasi sellesse päeva, enne kui jõuame nende uute arenguteni, mis on seotud süüdistuse ja selle tühistatud süüdistusega. Räägime sellest, mida politsei ütleb juhtunu kohta selles kodus Chattanooga lähedal Tennessee osariigis 5. veebruaril. SEM7, elustamine käib, 29-aastane naine. Nüüd, Lee oli see, kes helistas hädaabi numbrile 911. Ja sa pead mõtlema, kas see oli mureliku poissõbra kõne või mõrvari kõne, kes üritas oma jälgi peita. Räägime nüüd kehakaamera videost, mida me selles juhtumis oleme näinud. Ma arvan, et see on tõesti oluline, sest see näitab, kuidas endine jalgpallitäht käitus, kui politsei tema koju saabus. Nad teevad selle öövastava avastuse. Ja ma tahan, et te jälgiksite Lee kehakeelt, kui ta räägib politseinikega. See kehakaamera video näidati istungil, kus hinnati Lee vastu esitatud süüdistuse alust. WTVC kaamerad suutsid kehakaamera video jäädvustada. Vaatame seda. We'll get you an idea. 100%. Oh my God. Lee ütleb politseinikele, et tal pole aimugi, mis juhtus, et ta leidis Gabriela diivanilt teadvusetuna. Aga kui vaadata ka tema kehakeelt, ma tunnistan, et kehakeel on mõnikord väga subjektiivne ja inimesed võivad näha erinevaid asju, kuid ta tundub siiski üsna rahulik. Ja kui kuulete vigastustest, mida Gabriela väidetavalt sai, tekib tõsiseid küsimusi selle kohta, mis kodus tegelikult juhtus. Gabriela perekonna hagi kohaselt sai ta, tsiteerin, raskeid kehavigastusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, nüriesemega pähe löömise tagajärjel raske ajukahjustuse, murdunud kaelalüli, kaelavigastusi, mitu piste- ja torkehaava rindkeres, kõhus ja jalas,
ulatuslikke marrastusi ja sinikaid näo vasakul poolel ning inimhammustuse jälgi tema kehal, mis viitavad vägivaldsele füüsilisele võitlusele ja tahtlikule rünnakule. Räägime nüüd ühest olulisest tõendist selle juhtumi puhul süüdistuse jaoks. Ja see puudutab seda, mida Lee väidetavalt tegi enne, kui ta helistas hädaabinumbrile 911. Sõnumid, küsimused, mida ta esitas ChatGPT-le ja ma näitan teile neid sõnumeid kohe varsti. Aga enne seda peame välja tooma veel mõned olulised tõendid, mis leiti majast. Verepritsmete tõendid, mille olemasolu politsei väidab. Ja ma tahan, et te vaataks siit istungilt, kus hinnati vahistamise aluseid, kuidas üks politseinik selgitab, mida nad majast leidsid. See on treppi ülaosa, mis viib mööda koridori peamagamistoahoone. Nii et te näete kogu seda sinist värvi selles videos. Politsei sõnul on see veri, mis leiti maja seest. Ja siin näete seda sinist värvi, mis näitab, kust väidetavalt leiti verd elutoas. Samuti öeldakse, et seda leiti tualetist. Seda leiti ka vannitoast. Seda leiti kogu majast, isegi Lee BMW-st ja samuti köögist. Nüüd toome mängu tehisintellekti osa, sest on selge, et see oli õõvastav sündmuspaik, mille korrakaitsjad leidsid. Ja see tekitab küsimusi, miks Lee tundub olevat lihtsalt segaduses selle üle, miks tema tüdruksõber ei reageerinud. Kuid prokurörid ütlevad, et kui nad tema telefoni ja arvutit uurisid, leidsid nad küsimused, mille ta väidetavalt saatis ChatGPT-le, tegutsedes justkui see oleks tema de facto õigusnõustaja, enne kui ta helistas hädaabinumbrile 911. Prokuratuur leiab, et see on väga koormav tõend, nii et me läheme selle istungi juurde tagasi. Ja selles punktis selgitab üks politseinik mõningaid küsimusi, mida Lee tehisintellekti käest küsis. See oleks koheline Hiina oleks härra Brady, sest see on tema küsimus, mida muuta. Nii et taas on siin mõned olulised küsimused, millele Lee ja tema kaitse peavad kohtuasja edenedes vastama. Ja mõned neist küsimustest on, miks ei ühti lugu, mida ta politseile räägib ja mida me just kehakaamera videost nägime, nende küsimustega, mida ta oli enne politseinike saabumist ChatGPT-lt küsinud. Ta oli palju detailsem selles, mida ta väidetavalt vestlusrobotilt küsis, kui selles, mida ta politseinikele ütles, kui väitis, et tal pole aimugi, miks tema tüdruksõber oli teadvuseta. Olgu aususe huvides öeldud, et me nägime ainult väikest osa olemasolevast kehakaamera videost. Prokurörid ütlesid sellel istungil, et neil on umbes 30 minutit kehakaamera videot, kuid tõenäolise põhjuse istungi jaoks näidati ainult 5–10 minutit sellest videost. Seega me ei tea, mida veel Lee väidetavalt õiguskaitseorganitele ütles. Aga ma tahan siia üles panna ühe sõnumi, mille Lee väidetavalt kirjutas vestlusrobotile ja mis just kohtus esitleti. Nii et sa saad seda ise sellelt ekraanilt näha. Ta küsis väidetavalt, tsiteerin, ei tea, mida praegu teha. Kihlatu tegi jälle oma hullumeelse asja ja nüüd on ta omadega täiesti läbi. Ma ärkan üles, et tal on mõlemad silmad paistes. Ma ei teinud midagi, ta tegi selle ise endale. Ta pussitas end, lõikas silma, ma ei tea. Aga ta ei ärka ega reageeri. Mida ma teen? Lee ei ütle kehakaamera videos, mida me vaatasime. Midagi sellist. Nüüd tekib järgmine küsimus. Kuidas ta ei tea midagi sellest, mis väidetavalt temaga juhtus? Väidetavalt leiti kogu majas, tema autos, vannitoas ja köögis verd. Ja ometi räägib ta politseile, et proovis teda üles äratada. Küsis, kas ta tahab süüa, aga ta ei ärganud. Siis helistas ta hädaabinumbrile 911. Kuid jällegi, kaitsele tekib siin veel üks oluline küsimus, kui see juhtum edasi liigub. Nüüd tahan ma rääkida sellest uuest infost, mis meil selle juhtumi kohta on, sest suur vandekohus kuulas seda ja esitas Leele süüdistuse esimese astme mõrvas. Ja kui Lee on selles süüdi, veedaks ta ülejäänud elu vanglas. Ja prokurörid ei ole veel otsustanud, kas nad soovivad selles juhtumis surmanuhtlust taotleda. Väidetavalt tehakse see otsus lähinädalatel. Mis puudutab Leed ja talle esitatud süüdistusi, siis nüüd on tal üks süüdistus vähem kui enne süüdistuse esitamist. Prokurörid on tühistanud tõenditega manipuleerimise süüdistuse. Associated Pressi andmetel tehti seda selleks, et nad saaksid nüüd rohkem keskenduda peamisele esimese astme mõrva süüdistusele. Samuti on oluline märkida ja huvitav saab olema näha, kui palju see tegelikult rolli mängib, kui asi kohtusse jõuab. Ja kui see juhtum edasi liigub, on oluline märkida, et see pole väidetavalt esimene kord, kui Lee on olnud vägivaldne. Veebruaris Gabriella mõrva eest arreteerimise ajal oli Lee AP andmetel Franklin County's Ohio's kriminaalhoolduse all. See on koht, kus asub Columbus.
ning samuti Alachua maakond Floridas. Teda süüdistati 3 eraldi väidetavas rünnakus, sealhulgas väidetavates rünnakutes tema ema ja ühe oma lapse ema vastu. Enne kui ma jõuan meie eksperdini, kelle nüüd kaasame, tahan ma selle ekraanile panna, sest väidetava perevägivalla juhtumite puhul on väga oluline, et inimesed teaksid, et abi on olemas. Kui sina või keegi sinu tuttavatest vajab abi, võid pöörduda perevägivalla abiliini poole. Nende number on 1-1800-799 SAFE ehk 7233. Samuti võid saata sõnumi START numbrile 88788. See abi on saadaval ööpäevaringselt. Meiega liitub nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida, kriminaalkaitsja Erik Fätus. Alati on hea meel sind siin Law and Crime'is näha. On huvitav, et ChatGPT ja tehisintellekti vestlusrobotid on muutunud üha populaarsemaks. Oleme näinud teatud juhtudel, et kuritegudes süüdistatavad inimesed pöörduvad ChatGPT poole. Mida arvad sellest, mida Darren Lee väidetavalt tehisintellegilt küsis enne, kui politsei tema majja jõudis? No mõned asjad. Tead, kas need süüdistatavad ei saa aru, et kõik minu sõnumid, kõned, e-kirjad, neid saab potentsiaalselt näha. Aga nad arvavad, et ChatGPT on mingi salajane eriline asi või midagi sellist. Ma ei saa sellest aru. See on ju ilmselgelt asi, mis tuuakse välja kohtukutsete ja digitaalse kohtuekspertiisi analüüsi käigus. Ja kui sa seda vaatad, siis tead, kuidas see välja näeb. Minu arvates on seal mitu võimalikku tõlgendust. Aga üks tõlgendus on see, et ta üritab saada arstiabi ilma politseid kaasamata. Kas on sellepärast, et ta tegi midagi valesti või sellepärast, et juhtus midagi halba ja ta on kriminaalhooldusel? Sa tead, seal on mitu võimalikku tõlgendust. Aga ma arvan, et nendes ChatGPT päringutes on palju mahlakaid detaile, mis kokkuvõttes ei jäta just kõige paremat muljet. Sest ma arvan, et tema kaitseks, sest ühest küljest väljaspoolt vaadates tundub see kindlasti kahtlane, kui keegi läheb ChatGPT-sse ja küsib selliseid asju, aga ma ei tea, kas see tema kaitseks midagi ütleb. Ta ütleb küll sõnumis, et ma ei teinud midagi ja ta ütleb ka midagi sellist, et ta teeb jälle oma hullumeelset asja. Ja pole selge, milline on Gabriela vaimse tervise ajalugu või midagi sellist. Aga vähemalt kui sa oled kaitseadvokaat, siis kas sa oled nüüd sunnitud seda liini ajama, et tal oli mingi probleem ja kuidagi tegi ta selle endale ise, arvestades, et nii see paistab. Ta küsis neid küsimusi vestlusrobotilt nendes sõnumites. Kindlasti kasutatakse meid ütlusi tema vastu. Kas see tähendab, et tema kaitsevõimalused on piiratud? Mitte tingimata. Tead, on ka teisi võimalikke kaitsevõimalusi, mis võivad mängu tulla. On võimalikud vaimse tervisega seotud kaitsed. On ka teisi viise, kuidas kaitse saab iseloomustada seda, mis me enda arvates juhtus. Aga tead, kui sa jõuad kohtusaali, Chris, siis sa ei saa eitada midagi, mis on mustvalgel ja ilmselgelt olemas. See juhtus. Ja seega pead sa otsustama, et mis on selle õige tõlgendus. Ja kuidas ma saan seda žüriile esitada nii, et see oleks kooskõlas meie teiste kaitseargumentidega? Kui rääkida võib-olla mõnest eelkohtulikust asjast, mis toimub, kui see üldse jõuab kohtuprotsessini, ma mõtlen, kui keeruline see on. Kui õiguskaitseorganid ütlevad, et me otsisime telefoni läbi, tegime seda seaduslikult läbiotsimismäärusega ja leidsime selle, mida ta otsis. ChatGPT-st vahetult enne seda, kui politsei tema koju jõudis. Mida saab kaitseadvokaat teha, et proovida see tõendina välistada? See on natuke teissugune. Kui nad on läbinud läbiotsimismääruse protsessi, tähendab see, et kohtunik on juba öelnud, et riigil on piisav alus selle digiseadme andmetele ligi pääseda ja teabe konfiskeerimiseks. Ja seega pead sa vaatama, kas riik tegi seda kooskõlas selle läbiotsimismäärusega. Mõnikord tõlgendab riik volitusi liiga laialt. Võib-olla ütleb läbiotsimismäärus, et sa võid vaadata neid vestlusi ChatGPT-s. Ja siis saab riik kätte 10 aastat vanad e-kirjad ja tead 10 000 muid materjale. Mul on seda ette tulnud. Ja ma olen esitanud taotlusi öeldes, et riik käitus siin täiesti lubamatult. Nad saad selle inimese kogu varasema elu enda kätte, millele neil on juurdepääs, millest enamikul pole üldse asjasse puutuvust. Nii et on olemas taotlused, mida saab esitada, aga tavaliselt ütleb kohtunik, et eelmine kohtunik leidis juba, et selleks on piisav alus olemas. Kas sa ütled, et piisav alus puudub? See on raske argument. Darren Lee oli kriminaalhooldusel, kui tema endine tüdruksõber leiti surnuna ja loomulikult arreteeritakse ta nüüd ning talle esitatakse mõrvasüüdistus.
kui tõenäoline on, et vandekohus kuuleb seda, kui asi kohtusse jõuab, et see ei ole esimene kord, kui ta on kellegi suhtes vägivaldne olnud? tegelikult lugesin Associated Pressist, et teda süüdistatakse lapse ema ja omaenda ema ründamises nendes juhtumites, mille eest ta on kriminaalhooldusel. kui suur probleem võiks see olla kaitse jaoks? See on probleem mitmes mõttes, sest kui vaadata neid ChatGPT päringuid, siis üks neist on umbes selline. Kuidas ma saan arsti abi ilma, et politsei siia tuleks? Ja see võib olla sellepärast, et ta tappis ta. Või võib Price öelda, et ei, see oli sellepärast, et ta oli kriminaalhooldusel. Ta oli paanikas, ta ei tahtnud, et politsei tuleks. Aga kui võtta see tõlgendus ja anda see vandekohtule, siis see eeldab, et ta oli juba millegi eest kriminaalhooldusel. Võib-olla annab kohtunik piirava juhise, et nad ei saa teada, mille eest ta kriminaalhooldusel oli, vaid ainult seda, et ta oli kriminaalhooldusel, sest see seletab seda ChatGPT päringuid. Aga lisaks on selle väidetava ohvri suhtes ka varasemaid tegusid, mida saab tema vastu kasutada, et näidata tema motiivi ja kavatsust. Selliseid asju kasutatakse sageli perevägivalla juhtumites, nagu see siin väidetavalt võib olla. Ja kui vaadata, kus me praegu oleme, siis see on kõige värskem teave, mis meil pärast Darren Lee arreteerimist selle juhtumi kohta on olnud. Ja see ei saa tõesti olla. Ma ikka ja jälle mõtlen sellele ja see ei ole esimene kord, kui me näeme Ameerika jalgpallurit või kuulsust või kedagi sellises jamas. Aga mõelda, et see oli mees, kes kunagi allkirjastas $10 miljoni suuruse lepingu. Ja nüüd on ta siin, olles 5 aastat liigast eemal olnud, seisab ta nende süüdistustega silmitsi. See on lihtsalt uskumatu allakäik. Ja nüüd on talle esitatud süüdistus oma kihlatu mõrvas, kuid algselt seisis ta silmitsi ka tõenditega manipuleerimise süüdistusega. Seda süüdistust talle enam ei esitata. Ja nagu AP seda sõnastas, nüüd saavad prokurörid keskenduda sellele peamisele esimese astme mõrva süüdistusele. Mis võiks seal olla võimalik strateegia? Või veelgi enam, ja ma tean, et sa oled kriminaalkaitseadvokaat, mida see sulle ütleb, et see süüdistus ei ole enam see, millega Darren Lee silmitsi seisab. Muidugi, nagu sa tead, ma ei olnud muidugi suure vandekohtu arutamisel kohal. Ma ei tea täpselt neid fakte, millele see süüdistus võis olla rajatud. Aga mida see mulle ütleb, Chris, on see, et prokuratuur tahab siin ettevaatlik olla. Nad ei taha jätta muljet, et nad esitavad liiga palju süüdistusi. Sa ei taha jätta muljet, et sa kohtled kedagi karmimalt, kui see oleks õiglane ja sobilik. Ja seega keskenduda siin ainult peamisele süüdistusele ning mitte püüda neid lisasüüdistusi esitada on selle mõtteviisi puhul mõistlik. Ja see ütleb mulle ka seda, et see süüdistus võis põhineda mingil pärast surma toimunud tegevusel, võib-olla millegi varjamise katsel. Ja nad lihtsalt ei taha, et vandekohus hakkaks detailidesse laskuma või mingit kompromissotsust tegema, kus nad ütlevad, et me ei ole mõrvas 100% kindlad, aga mõistame nad selles tõenditega manipuleerimises süüdi ja asi ants. Prokuratuur ei taha seda. Jah, ja muidugi, kui prokuratuur leiab, et meil on esimese astme mõrvas väga tugev juhtum, siis kui ta sellest Tennessee's süüdi mõistetakse, tähendab see talle vähemalt eluaegset vangistust. Aga ta võib ikkagi silmitsi seista ka surmanuhtlusega. Kui rääkida ka jalgpallist, siis selles loos on nii palju, et isegi kui ma tõin välja tema jalgpalli tausta, ta oli esimese ringi valik, siis päeva lõpuks kaotab see naine oma elu. Nii et keda huvitab, et ta mängis NFL-is ja kõik see muu. Aga me kuuleme juhtumite puhul, kus on endised jalgpallurid, et CTE tuleb iga kord jutuks, olenemata sellest, kas see on tõsi või mitte. Sa mäletad mängijaid nagu Junior Seau, kes suri, ja sa tead, teda ei süüdistatud selles, milles Darren Lee'd süüdistatakse, aga inimesed viitavad CTE-le kui millelegi, mis mõjutas teda hilisemas elus. Darren Lee mängis linebackeri positsioonil. See on nagu autokokkupõrge igas mänguolukorras. Kui tõhus see on? Ja teades, et ma olen ka, see on pikk küsimus, aga CTE on midagi, mille olemasolus me ei saa kindlad olla enne, kui inimene sureb ja tema aju saab uurida. Kuidas oled näinud CTE argumente juhtumites, kus võib olla seotud jalgpallur? Kui tõhus see saab olla, kui kaitse soovib selle teemaks tuua? Chris, see on väga uus areng ja väga uus ka õigussüsteemi jaoks. See on üsna uus ka meditsiiniteadusele, kuid õigussüsteem ei ole sellega veel eriti tegelenud. Ja tead, minu kartus on, et see on päris ning see on pannud mõned inimesed käituma viisil, mida nad poleks muidu teinud või mida nad ei suutnud kontrollida. Ja see võib olla ka aluseks õiguslikule kaitsele teiselt poolt vaadatuna.
Tead, ma arvan, et on inimesi, kes on selles ja sarnastes valdkondades olnud, kes on sporti teinud ja teo toime pannud ning nad võivad proovida seda kasutada ettekäändena. Nii et kohtud peavad tõesti tegelema küsimusega, kuidas me määrame, kas see on lubatav, millistel tingimustel, millised meditsiinilised leiud peavad olema olemas. Enne kui süüdistatav saab lihtsalt öelda, et ta oli NFL-is ja tal peab olema CTE ning ta ei suutnud end kontrollida, peate ta vabaks laskma. Ma ei usu, et me saame ka seda teed minna. Ja sa mõtled ka, et kui jõutakse sinnamaani, kus CTE tuuakse mängu, kas see enne, kui ta mõistetakse mõrvas süüdi, kui see üldse juhtub ja meil on veel pikk tee minna, siis kui kasutada CTE-d argumendina, kas žürii vaatab kedagi nii, et see on mees, kellel on kalduvus olla vägivaldne, sest ta on jalgpallur. Kui sul on sellises juhtumis klient, keda süüdistatakse mõrvas, siis jalgpallur, kes pähe tuleb, on Aaron Hernandez, keda süüdistati mitmes mõrvas ja kes mõisteti süüdi. Vähemalt ühes süüdi. Ma arvan, et topeltmõrva asi oli see, mis hiljem edasi kaevati enne, kui ta suri. Aga ma arvan, et kaitseadvokaadina, kuidas sa tahaksid, et Aaron Lee paistaks vandekohtule, teades, et sul võib olla tegemist kellegagi, kes võib vaadata ja öelda, et see mees on vägivaldne jalgpallur, keegi, kes on juba mitme kallaletungi eest kriminaalhooldusel. Kuidas sa saad vandekohtu enda poole, kui oled kaitse pool? Ja muidugi, prokuratuur räägib loo tema kihlatu kohta. Ju tundub, et ta oligi väga hea inimene. Kuidas sa kujutad Darren Leed vandekohtule nii, et ta ei paistaks negatiivses valguses? Muidugi, ma mõtlen, kõigil on raskusi, kõigil on probleeme. See kehtib nii rikaste ja kuulsate kui ka tänavanurgal seisva mehe kohta. Ja see on miski, mis võib tavalisele vandekohtunikule korda minna. Vaata, tema karjäär oli läbi ja see võib olla üsna karm tõdemus, nagu sa ütlesid, omamoodi troonilt langemine selles mõttes. Ja tahad, kui inimesel ei lähe elus hästi ja ta peab toime tulema mitmete probleemidega ning siis juhtub selline tragöödia, kui nad väidavad, et tema ei teinud seda. See on veel üks iseloomustus, et ta ei ole lihtsalt see privilegeeritud edukas profi jalgpallur mingi minevikuga, millest vandekohtunikud ei pruugi kõike kuulda. Aga ta on ka lihtsalt tavaline inimene, kes tõesti püüab eluga hakkama saada pärast profikarjääri. Ja selleks pole mingit käsiraamatut. Ja ma arvan, et selles mõttes pead sa teda inimlikumaks muutma ja avama vandekohtunike meeled, et nad oleksid sinu loole vastuvõtlikud selles osas, mis juhtus. Jah, ja ma ei tea, milline tema rahaline olukord on. Tead, ta sõlmib selle lepingu Jetsiga, kui ta valiti esimeses voorus. Ma arvan, et see oli 20. valik ja sa saad $10 miljoni suuruse lepingu. Tead, ta pole siiski alates 2020 aastast mänginud ja ta liikus liigas ühest meeskonnast teise, kadus pärast mõnda aega pildilt. Nii et tekib küsimus, mida ta viimased 5 aastat teinud on. See ei olnud nii, et ta elas mingis luksuslikus mõisas. Sa võiksid arvata, et keegi, kelle karjääritulu on $10 miljonit, võiks sellises kohas elada. Gabriela Perpetua perekond esitab $50 miljoni suuruse õigusvastase surmahagi. 50 miljonit on palju raha. Kuidas sellises tsiviilasjas summat määratakse? Muidugi ei too ükski rahasumma kedagi tagasi. Aga kui mõelda, et see on 5 korda rohkem, kui ta kogu oma NFL-i karjääri jooksul teenis, siis kuidas advokaat jõuab just selle 50 miljoni suuruse summani? Härra, sa vaatad selle kaotuse tõsidust ja seda, kui suur kaotus see on uutele hagejatele ehk ohvri perekonnale. Tead, mida see inimene perekonnale tähendas, mida ta kogukonnale tähendas, mida ta maailmale tähendas, kas ta toetas perekonda sissetulekuga? Sa vaatad selliseid majanduslikke aspekte ja tegelikult lihtsalt elu ränka kaotust. See on kindlasti 7-kohaline kaotus. Aga tegelikult, mis siin veel mängu tuleb, Chris, on sellise õigusvastase surma põhjustamise hagi sissenõutavus. Sul võib olla kohtuotsus miljardite dollarite peale ja kui inimesel ei ole vara, millega seda maksta, siis sa ei saa seda raha kätte. Ja, kuidas see siis toimib? Nagu sa tead, meil on veel pikk tee minna. Ta on süütu, kuni tema süü pole tõestatud. Oletame, et ta mõistetakse süüdi. Ja tead, kui žürii tsiviilasjas selle $50 miljoni suuruse hagi osas lõpuks otsuse teeb, mis võib juhtuda alles kaua pärast selle kriminaalasja lõppu, mis siis rahaliselt juhtub? Ma mõtlen, kas tead, ma tean, et sul on õigus $50 miljonile, aga kui ta on vanglas, siis tal pole ju seda raha kunagi. Mitte, et tal oleks see summa kunagi üldse olnudki, see summa. Tead, kuidas Darren Lee üldse tsiviilasjas advokaadi eest maksab?
õige. tavaliselt, kui on olemas vastav kindlustuspoliis, määrab kindlustusadvokaadi. Ma ei näe, et sellistes oludes see juhtuks. Nii et advokaadile maksmine tead küll 10 000, potentsiaalselt 100 000 dollareid ja siis on sul lõpuks mitme miljoni või isegi 10 miljonite dollarite suurune kohtuotsus enda vastu. Mis juhtub, on see, et kostja läheks siis pankrotti ja tema vastu esitatakse erinevaid nõudeid teatud järjekorras. Teised inimesed, kellele tal võib olla võlgu, esitaksid oma nõuded ja siis ütleks pankrotikohtunik, et siin on näiteks $50 000 vara. Me jagame neid nii võrdselt ja õiglaselt kui võimalik. Ja nada inimesed jäetakse lihtsalt omapäi pärast oma lähedase korvamatut kaotust ning neil pole selle eest mingit tegelikku hüvitist. Ja see ongi nii. Kui järele mõelda, siis ta on pidanud enne seda tegelema juriidiliste probleemidega, tead, mitmes rünnakuga seotud juhtumis. Õiguslik kaitse mõrvasüüdistuse vastu ei ole odav. Ja siis muidugi, kui sa teenid seda raha, kuuleme tihti, kuidas sportlased lähevad pankrotti. Ma ei tea, milline on tema rahaline olukord. Ma olen kindel, et see on midagi, mis tuleb mängu, kui see juhtum edasi liigub. Erik Fatis, kriminaalkaitsja, Denveri, Colorado, Mile High Lion. Aitäh, et võtsid aega olla meiega siin Law and Crime'is. Väga tore oli teiega olla. Sellega lõpetame On the Case'i, mida esitleb Law and Crime. Samuti saab meid nüüd vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Näeme järgmine kord.